Kui me oleme loonud rühmad ja rühmadesse registreerumise vahendi lisanud õppijatele, siis tuleb meil ka luua foorum rühmatööks. Lisategevus foorum. Kirjutame pealkirjaks foorum rühmatööks. Kirjutame, et see on foorum kõikidele rühmadele. Kohustame kõiki liituma, kui me valime jah alati, siis tähendab, et õppija hakkab saama kõiki foorumi postitusi oma e-posti aadressile. Kui me valime jah esialgu, siis ta saab seda ise hiljem muuta, kui ta ei soovi saada foorumi postitusi. Valime jah esialgu. Määrame, et seda foorumit tuleb jälgida ja me saame näiteks määrata maksimum 128 mega, võib olla siin üleslaetava faili suurus, mille õppija saab foorumisse lisada. Kui me teeme foorumit rühmatööks, siis me tahame seda ka hinnata, määrame, et lõpphinde kujunemise tüüp on maksimaalne hinnang. Ja siis määrame hindetüübi. Hindetüübiks võib olla lihtsalt arvestatud, mitte arvestatud. Siis me hinded ei diferentseeri, võime valida ka mingisugused punktid või siis näiteks 5 pallisüsteemis hindamise. Igatahes, kui me määrame punktilise väärtuse, siis tuleb siin valida maksimumpunktid. Kui valime 1-5 hindamise skaala, siis siin tuleks määrata 5. Rühmarežiimiks määrame eraldatud rühmad ja salvestame. Foorum rühmatööks. Ja nüüd meie õpetajana valime siit ühe rühma, näiteks esimene rühm, ja lisame sellele rühmale nüüd täpsemalt tema tööülesande ja arutelu teema, et millest tema peab hakkama siin foorumis rääkima ja mis on tema rühma teema. Et selle arutelu teema pealkirjaks me võimegi panna ühtlasi selle rühma teema, et millega see rühm hakkab tegelema. Ja sisu osas me seletame talle siis nüüd ära, et mida nemad siin oma rühma arutelu piirkonnas hakkavad tegema ja arutama. Et jätame selle valiku, saada mulle e-posti koopiat selle foorumi postitustest ja postitame sõnumi foorumisse. Nüüd, kui meie õpetajana oleme lisanud selle arutelu teema esimesele rühmale, siis ainult esimese rühma liikmed saavadki sellele konkreetsele arutelu teemale lisada oma postitusi. Ja iga rühm saab postitusi teha ainult oma rühma teema piirkonnas. Valime siis teise rühma ja lisame õpetajana ka nendele arutelu teema. Kirjutame pealkirja, mis on siis arusaadav kohe selle rühma liikmetele ja kirjeldab selle rühma ülesannet täpsemalt. Postitame foorumisse.
lülitume õppija rollile. Õppijana lähen foorumrühma tööks piirkonda ja kuna mina olin registreerunud õppijana esimese rühma koosseisu, siis on minul võimalik teha postitusi oma rühma piirkonnas.